No tere jõudu kõigile, ma olen Tartu laululava tagusel välijõusaalil. Siin on väga palju erinevaid võimalusi, siin on boksikotid, siin on igast köied, asjad. Ja siin on ka terve rida kange. Me siin arutasime tangiga, et mis nende kangidega teha saab ja kes need oleksid, kes selle kangi liigutamisega üldse hakkama saavad. Et minu nägemus siin on nüüd umbes, ma arvan 35 kilo on võib-olla selle kangi peal, võib-olla vähem, natuke võib-olla vähem. Et mida sellise kerge kangiga teha saaks? Näitan teile mingisugused harjutused ette, millise tehnikaga, mida jälgida, võib-olla annan soovitusi, kui palju teha. Hakkame vaikselt pihta. Esimene asi, selline kerge kang, eeldades, et sul on juba natukene sooja sisse tehtud, kas sa sõidad rattaga või sa oled siia jalgsi tulnud, võib-olla oled natukene liigutanud, nii et ülakeha on soe, ei soovita kunagi külmad peale minna. Ja kangi võtad ilusti lähteasend, selg on sirge. Tõused ülesse ja alla. Tõused ülesse ja alla. See liigutus on siis jõutõmme, alaselg, sirge seljaga, jalad on põlvest kõverdalt tagasi ülesse. Riie tagasa, tuharase samamoodi töötavad ilusti kaasa. Jõutõmbeid võid sissejuhatuseks teha mingi 3-4 seeriat. Igas seerias võiks olla korduseid näiteks vastavalt võimekusele, mingi 10-15 kordust. Seeriate vahel paus võiks ka olla niimoodi kuni 1 minut. Siis tagab sulle sellise intensiivse treeningu, keha jahtu maha ja ajavõit on ka loomulikult. Järgmisena mida teha, on seljatõmbed. Jällegi, kangi tõmbad vastu see rinna alla ilusti ja käed sirgeks. Tõmme ja tagasi. Siin töötab siis selja lailihas, kolmnurk, natukene käed, natukene õlad, natukene jalad on pinges, aga põhirõhk on ikkagi seljale. Täpselt samamoodi 3-4 seeriat. Igas seerias on kordused seal, ütleme 8-12. Et ma ei soovita mitte kunagi teha 4x10. See tähendab seda, et sa oled rohkemaks võimeline. Üllata oma keha kogu aeg, uued väljakutsed. Võid teinekord teha 18 kordust, järgmine seeria 8, järgmine seeria näiteks 12. Sa üllatad kogu aeg oma keha ja vaimu. Ja pausidega samamoodi, et see ei pea olema sul mingi kindlalt jäigalt mingi 1 minut. Kui sa tunned, et sa oled valmis kohe järgmise seeriaga jätkama, 20 sekundi pärast annab tuld ja on hoopis niisugune teistmoodi tulemus. Järgmisena, kuna sul on juba jõutõmbed tehtud, sul on seljatõmbed tehtud, äkki teeks rinda ka. Rinna puhul siin on variandid. Kätekõverdused, küünarnukid kehast kaugele eemale. Selline asi. Sügavale välja, küünarnuk on kaugel, tagasi üles. Miks mitte? Ja ka rinna venitust, kui sa tahad teha. Näiteks siin on selline võimalus. Sa lähed ette, sügavale ette, rinna lükkad sügavalt ette ja tagasi. Ja siin me peame tundma, et ega ta nagu kerge ei ole tegelikult. Venitab seda rinda päris korralikult. Näiteks kätekõverdusi teed 3-4 seeriat, seal 12-20 kordust näiteks. Ja siin venitus samamoodi otsa, 2-3 seeriat vähemalt. Ja juba tegelikult see rinnalihas tänab, ütleb peremees, kuidas sa ajad õiget asja, tunda on, kuidas ma olen kasvanud. Aga siis sa ütled, et sõber rind, mul on sulle veel üks uudis. Lisaks sinule saab nüüd koormust ka biitseps. Ja vaata, võtad kangi ja klassikaline biitseps, seistes kangi. Üles ja tõstad alla. Kiiremini ülesse ja rahulikumalt alla. See kang näeb jube suur välja, nagu ta oleks pool tonni. Tegelikult on kerge. Et kindlasti tasub proovida, et biitsepsi puhul on ka näiteks selline harjutus, sa lähed ette, sa lihtsalt tõmbad kangi vastu rinda ja tagasi. Rinda ja tagasi lased olla käed sirgeks. See nüüd oli siis biitsepsi osa. Meil on tehtud selg, meil on tehtud rind, meil on tehtud biitseps. Teeme õlga ka. Õlaharjutus. Sa võtad kangi ja näiteks õlatõmme. Klassikaline õlatõmme. Tõmbad küünarnuki õlaga ühele joonele ja tagasi. Kui sul ei ole sellist võimekust, sa võid teha ka sellise kerget õlgade tõstmist. Miks mitte? Töötab trapets, turjaosa, töötab õlaosa, kangi laiemalt. Nii kui sa selle küünarnuki kõrgemale vead, tuleb õlg kaasa. Et miks mitte? Siin selle sama kangiga on võimalus ka, kui sul on jõudu rohkem, tõstad selle kangi ülesse, kas siis turja pealt, üks jalg ees, teine taga surumine või rinna pealt surumine. Et kui sul on seda tahet, siis sul on see võimalus olemas. Mis ma olen teile ette näidanud? Ma olen teile näidanud, et vaatame uuesti selja, rinna, biitsepsi, siis natukene õlga, õlatõmbed on ju näitasin. Teeks triitsepsile ka käe tagasa 3 lihas. Panid tähele, ma tegin siin kätekõverdusi. Triitsepsi puhul siis kitsad kätekõverdused. Saad alla, sa lähed ülesse. Küünarnukid on keha lähedal ja töötab väga hästi. Me enne proovisime, ausalt tangiga proovisime, ma ronisin siia selili, et kitsalt surumist triitsepsile.
see on võimalik teha, aga jube keeruline pärast nagu alla saada, välja saada. Et kui on tahet, siis loomulikult igasugused variandid on teretulnud. Aga need, mis ma siin praegu teile ette näitasin, ma arvan, et siin oleks tööd üksjagu, kogu trenn, kõik need harjutused, mis ma näitasin otsast lõpuni. Ma arvan, et siin läheb ikkagi mingisugune 30-40 minutit kuivalt. Et jällegi, üks kang, aga väga palju võimalusi. Igal juhul tulge, proovige mitte ainult siis siia laululava taha Tartusse, vaid kui sul on mingi kodukandis mingisugune välijõusaal, mingisugune selline võimalus on olemas, mingi kang lihtsalt, siis ma arvan, et said päris palju selliseid kasulikke näpunäiteid. Ära istu kodus, võta ja tee trenni ilusa ilmaga, mine kindlasti õue, võta oma perega kaasa ja nautige seda suve, võtke sellest suvest maksimum. Näeme järgmine kord siis mõnes välijõusaalis või kuskil mujal, aga liikuma peab.